Vabandust, Mihhail, sul on mute'i peal, sind ei ole kuulda. Nii, teine katse. Tere hommikust kõikidele. Mul on hea meel teid näha tänasel veebiseminaril ja täna me räägime KredExi uuest teenusest regionaallaenust. Tänase teemad. Räägime täpsemalt, mis asi on regionaallaen, mille jaoks ta on. Seejärgi räägime siis tingimustest laenusaajale ja lõpetuseks räägime, kuidas seda regionaallaenu taotleda. Ja kui teil tekivad küsimused, siis saate neid chati aknas kohe esitada ja mind täna assisteerib minu hea kolleeg Argo Suurkask, kes kohe annab ka sellest teada. Küsimused võib esitada nii jooksvalt kui ka veebiseminari lõpus. Üritame kõikidele vastata. Tänane seminar salvestatakse ja need salvestused on võimalik hiljem järgi vaadata. Samuti, kui teil tekivad küsimused, võite meiega ühendust võtta. Ehk siis kõigepealt KredEx ja EAS on ühenesid ja jaanuarist algas üleminekufaas, mille käigus luuakse ühendasutuse uus struktuur ja bränd. Seniks kasutame meie olemasolevad kaubamärgid ehk EAS ja KredEx. Sisuliselt ühenemine viiakse lõpule selle aasta jooksul, ehk siis järgmises aastast tegutseme juba uue brändi all. Aga tuletaks meelde, milleks KredEx on olemas ja mille nimelt me tegutseme. Meie missioon, me teeme kapitali kättesaadavaks, maandame krediidiriski selleks, et Eesti ettevõtted areneksid ja inimeste elukeskkond paraneks. Ja me töötame selle nimel, et Eesti elanike elujärg paraneks, ehk see meie pikaajaline visioon. Aga siis regionaallaen. Regionaallaen on täitsa uus teenus, mille eesmärk on võimaldada pangafinantseeringu kaasamist ettevõtluse kasvatamisel. Ja sisu poolest see on allutatud laen materiaalsesse või immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasfinantseerimiseks koos panga või liisinguga. Ja regionaallaen tuleb abiks siis, kui investeeringu tegemiseks soovitakse kasutada pangalaenu või liisingut, kui ettevõttel puudub endal vajalik kapital oma finantseeringu tegemiseks. Regionaallaenu idee on tekkinud sellest asjaolust, et sõltumata investeeringu asukohast, investeeringu kulu on sama nii Tallinnas kui näiteks Põlvamaal, aga panga poolt vaadates selle investeeringu objekti tagatisväärtus on Tallinnas oluliselt kõrgem kui Põlvamaal ja just sellepärast, et ka Põlvamaal saaks seda investeeringut teha, me pakume laenu ja sellega kasvatame panga silmides objekti tagatist väärtust. Regionaallaenu sihtgrupiks on väike ja keskmise suurusega ettevõtjad ehk VKE-d, kes plaanivad investeeringut väljaspoolt Tallinna või Tartut. Ja regionaallaenu võib taotleda summas kuni 50% maksumusest, maksimaalselt see võib olla 500 000 eurot. Lepingutasu või ennetähtaegse lõpetamise tasu regionaallaenul ei ole. Ainuke väike lepingu muutmise tasu on olemas, kui seda tuleb muuta. Regionaallaenu tagatist üldjuhul puudub või äärmisel juhul me võtame viimast järjekorra hüpoteegi või kommertspanti. Kuna tegemist on just panga või liisinguga kaasfinantseerimisega, siis esimesel järjekorrad või ütleme, peamine tagatis jääb just pangale või liisingule ja meie vajadusel võtame seda viimast järjekorda. Intress. Üldjuhul krediidiasutuse poolt väljastatava laenu intress, millele lisandakse 1–3% punkti lähtuvalt KredExi finantseerimise ulatusest. Ehk täpsemalt see sõltub sellest, kui palju me finantseerime sellest projektist. Kui meie osakaal on kuni 20%, siis meie intress võrdub krediidiasutuse poolt väljastava intressimääraga. Kui me finantseerime 20–30%, siis lisatakse 1%. Kui me finantseerime 30–40%, lisame 2% ja 40–50% lisame 3% punkti. Kuna regionaallaenuga kaasneb ka vähese tähtsusega abi ehk VTA
millel on oma piir, siis vältimaks antava lubatud vähese tähtsusega abi piirmäära, me võime seda intressimäära natukene kõrgemaks teha. Aga see on juba läbirääkimiste teema ja praktikas seda juhtub suht harva. Kõigepealt tuletaks meelde, mis asi on või kes on väikese ja keskmise suurusega ettevõtja. Mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või aastabilanssi maht ei ületa 43 miljonit eurot. Ja need toodud näitajad arvutatakse viimase kinnitatud aastaaruande alusel ja VKE ettevõtte kvalifikatsioon muutub, kui see läheb välja ette antud piirides 2 järjestikul aruande aastal. Et kui näiteks aastal 2020 ettevõte oli VKE, ehk tal oli vähem kui 250 töötajat, aga samas aastal 2021 see piir on ületatud, siis hetkel jooksul aastal tegemist on ikka VKE-ga ja saab regionaallaenu taotleda. Tuleb ka meeles pidada ühe ettevõtja mõiste, sest VTA-määruse tähenduses üks ettevõtja hõlmab kõik ettevõtteid, mille vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest. Ettevõte omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälte enamust. Ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamiku teise ettevõtte haldusjuht või järelevalveorgani liikmetest. Ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitseva mõju vastavalt sellele ettevõttega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale. Ja samuti on ettevõtte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälte enamust. Ja samuti üheks ettevõtteks peetakse ka ettevõtted, mis on eeltoodud punktides kirjeldatud suhtes ühe või enama muu ettevõtte kaudu. Ehk me vaatame kogu omanike struktuuri ja selle alusel saame siis määrata, kas tegemist on VKE-ga või on tegemist suure ettevõttega. Ja kuna tegemist on Euroopa SF vahenditest väljastatava teenusega, siis me ei saa laenu väljastada järgnevate tegevusele või ettevõtjatele. Me ei saa finantseerida põllumajandustoodete esmast tootmine, kalandust või viiseviljatus ning metsamajandust. Nendega meil tegeleb Eestis Maaelu Edendamise Sihtasutus. Regionaallaenuga ei saa finantseerida tubaka ning sellega seotud toodete valmistamist, töötlemist ja turustamist. Ei saa finantseerida relvade ja laskemoonade tootmist, töötlemist ja turustamist. Ei saa kasutada maanteekaubavedude kasutatavad transpordivahendite ja seadmete soetamiseks ning regionaallaenuga ei saa arendada kinnisvara selle müügi või väljarentimise eesmärgil. Erandina siin on välja toodud, et kui kinnisvaraarendus toimub ettevõtja enda või tema tütar või sidusettevõtte majandustegevuse tarbeks ja antud juhul on isegi lubatud osa sellest kinnisvarast välja rentida tingimusel, et rendilaekumised ei ületa 30% ettevõtja aastakäivest, kusjuures selle piirangu sees ei ole tütar või sidusettevõtte renti suurust. See on põhimõtteliselt tingitud sellest, et päris tihti oma tootmispindade suurendamisel ettevõtte teeb ka mingisuguse väike varu, mis võib-olla koheselt ei lähe vaja ja kui see tühipind võib seista mingi aasta aega, siis on tõesti mõistlikum seda välja rentida, ehk see on siis lubatud. Ja kahjuks välistused natukene jätkavad. Ehk regionaallaenuga ei saa finantseerida ekspordiga seotud tegevust, mis on otseselt seotud eksporditava koguste jaotusvõrgu loomise või toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui laenude väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi. Laenu taotleja otsese või kaudsete omanike hulgas ei tohi olla madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtjaid.
Regionaallaenu ei saa kasutada tuumajõujaamade tegevuse lõpetamiseks või nende rajamiseks. Selle investeeringu otstarbeks ei saa olla kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, ei saa olla eesmärgiks kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel ja regionaallaenuga ei saa finantseerida valdkonnasid, mis on seotud pornograafia, hasartmängu valdkonnaga või inimeste või kloonimisega või geneetiliselt muudetud organismide arendamisest. Nii, siin vahepeal tulnud ka üks küsimus. Jah. Ja küsimus on see, et mida see ekspordiga seotud tegevuste otseste kulud seotud koguste teema tähendab? Põhimõtteliselt antud piiring puudutab rohkem, kui Eesti ettevõtte soovib toota ekspordiks suuremad kaubapartiid. Sel juhul on tegemist pigem käibevahenditega ja seda saab finantseerida tavalise pangalaenuga, aga regionaallaenuga seda kindlasti teha ei saa. Jaotusvõrgu loomine ehk kui ettevõtja soovib oma müügivõrku laen väljaspoolt ja tahab just rajada kontoreid ja palgata inimesi, siis SF-i kaasabiga me seda teha ei saa ja regionaallaen on täitsa välistatud, sest regionaallaen, kuigi see peab olema väljaspoolt Tallinna ja Tartut, aga ikka Eesti territooriumil. Ja teine küsimus on siin veel, et mida tähendab see, et ei saa kasvuhoonegaase vähendada? Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks on Euroopa Liidus omad teatud meetmeid ja tegelikult need on pigem seotud selliste tegevusega, mis siin Eestis ei ole, ehk need on suured tootmised, mis on seotud näiteks metallurgia tööstuses, mis tõesti Eestis sellised kokkupuudeid ei ole. Just sellepärast me siin põhjalikult sellest ei kirjutagi. Kas hetkel küsimustega on kõik või on veel midagi? Siin hetkel on jah, et rohkem küsimusi siin hetkel ei ole. Aga lähme siis edasi. Tingimused laenusaajale. Ehk ettevõte peab olema kindlasti kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse. Meie hinnangul ettevõte peab olema jätkusuutlikult ja maksejõuline. Tal ei tohi olla ületähtajalised ajatamata võlgnevused nii maksuameti ehk riigi eest kui ka teiste krediidiasutuste eest. Tema omakapital peab vastama äriseadustikku sätestatud nõuetele. Meie hinnangul juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad. Ning ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotledas regionaallaenu summast. Kusjuures siia omakapitali hulka me võime arvata ka ettevõtjale antud ning KredExi laenule allutatavat laenud. Ehk põhimõttelist regionaallaenuga võib finantseerida projekti kas või 50% ulatuses ja teine pool tuleb pangast ehk ettevõtte ei pea sinna kaasama oma vahendid tingimusel, et just omakapital moodustab vähemalt pool taotlevast regionaallaenu summast. Ja laenu väljastatakse kas otse laenusaajale või projekti finantseeritavale krediidi- või finantseerimisasutusele või siis kolmandale isikule. Täpsemalt tingimused me sõnastame nii KredExi ja krediidiasutuse või finantsasutuse vahel sõlmitud ühise krediteerimise koostöölepingus ja samuti me sõnastame neid kindlasti ka laenulepingus. Kõik sõltub projekti iseloomust, kas tegemist on kinnisvara või seadmete ostuga, kinnisvara ehitamisega ja siis sõltuvalt sellest laenu makstakse siis erinevalt. Kuidas laenu siis tagastatakse? Seni, kui kehtib krediidi- või finantseerimise asutusega sõlmitud laenu või liisinguleping,
Regionaallaenu põhiosal on maksepuhkust, samas jooksvalt intressi tuleb ikka maksta. Ja siis, kui põhileping, laenu või liisingleping lõpeb, siis makstakse regionaallaenu tagasi samade osamaksetega maksegraafiku alusel, nagu see oli põhilaenu või liisinglepingus. Ja kindlasti on võimalik kokku leppida regionaallaenu kiiremast tagastamisest, sest põhimõtteliselt iga investeeringu eesmärk on parendada ettevõtte finantsseisu ehk teoreetiliselt põhilaenu lõppemisel ettevõtte finantsseis on oluliselt parem ja siis meie regionaallaenu võib ka kiiremini tagasi maksta. Nagu ma juba mainisin, regionaallaenuga kaasneb ka vähese tähtsusega abi, VTA. Seda antakse VTA määruse alusel ja peamine piirang selle juures on, et ühele ettevõttele 3 majandusaasta jooksul võib anda kuni 200 000 eurot, kui tegemist ei ole just maanteetranspordisektoris oleva ettevõttega, kus piirang on 100 000 eurot. Pangahaldur või KredExi haldur me peame eelnevalt üle kontrollima, kas ettevõttel on VTA vabajääki ja siis selle vabajäägi arvelt võib väljastada regionaallaenu. Kindlasti iga regionaallaenu puhul me ise arvutame VTA-d ja kui ta tuleb mingi summas, siis me kanname ka vastava registrisse. Eesti registri võib vaadata Rahandusministeeriumi kodulehel, on siin välja toodud ka aadress ja see on just Eesti-siseselt. Siin vahepeal on tulnud veel üks küsimus, et niisugune täpsustav just regionaallaenu kohta, et kas ettevõtte tegevus peab olema väljaspool Tallinnat ja Tartut või peab ettevõte olema registreeritud väljaspool Tallinnat ja Tartut? Ettevõte võib olla registreeritud nii Tallinnas kui Tartut. Peamine tingimus, et investeeringu sihtkoht peab olema väljaspool Tallinna ja Tartut, sõltumata ka ettevõtte tegevusvaldkonna piirkonnast. Nii et sisu poolest Tallinnas registreeritud ja tegutsev ettevõte, kui ta plaanib investeeringu teha väljaspool Tallinna ehk Harjumaale juba, siis tal on õigus taotleda selleks regionaallaenu. Ja siia kõrval on tulnud veel teine küsimus, et kui siin ennem sai öeldud, et seni kuni on pangalaen kehtib, et seni siis regionaallaenu ei tasuta, et põhiosa, et siis kui pikka tähtaega võib regionaallaenule pakkuda? Regionaallaenu kogupikkus ei või ületada 15 aastat. Põhimõtteliselt selle tähtaja sees tulebki seda regionaallaenu tagastada. Tavapäraselt praktikast pangad annavad investeerimislaenu tähtajaga 5 aastat ja siis meie kogemuste alusel võin öelda, et siis regionaallaenu tagastamine toimub circa 2,5 aasta jooksul. Kui pank annab natukene pikema maksegraafikuga, siis tavaliselt ikka 10 aasta jooksul regionaallaen peaks tagasi tulema. Aitäh. Et siis on üks küsimus tulnud veel, et kas regionaallaenu saab taotleda ka alustav ettevõte? Põhimõtteliselt jah, peamine tingimus, et tema omakapital ja oma finantseering vastavalt selle kriteeriumi ehk moodustavad vähemalt 50% taotledavast laenusummast. Ja siin on natuke tulnud ka küsimusi VTA kohta, et kas see VTA makssumma tähendab, et 500 000 on välistatud, et kuidas see VTA arvutamine siis seal toimub, et kui see 200 000 on, et kas see tähendab 500 000 ei saa taotleda? VTA täpne arvutus käib meie riigiabi kalkulaatori abil. Seal on natukene keerulisem valem sees, sest esiteks see sõltub ettevõtte reitingust meie süsteemi kohaselt. Teiseks ta kindlasti sõltub regionaallaenu arvestuslikult pikkusest ja üks-ühele ta kindlasti ei tule. Mida parem ettevõte, seda vähem VTA-d regionaallaenuga kaasneb, põhimõtteliselt võib ka üldse mitte kaasneda.
alustava ettevõtte puhul see võib olla tõesti tulla probleemiks, eriti siis, kui ta on juba saanud mingisugused teised toetused oma tegevuse alustamiseks. Ehk siis, kui vastata nüüd lühidalt, siis jah, 500 000 ei ole välistatud. Ja siin üks küsimus on siin veel seoses VTA-ga, et kui ettevõte on saanud juba toetust ja VTA on täis, et kas siis selle sama regionaallaenu kasutamist siis enam kasutada ei saa? Nagu oli ka kirjas regionaallaenu intresside juures, põhimõtteliselt võime seda intressimarginaali teha natukene kõrgemaks selleks, et regionaallaenuga ei kaasneks VTA-d, ehk siis antud juhul see piiring saab ületatud, aga siis tuleb kaaluda ka ettevõtjal, kas regionaallaenu intress on tema jaoks mõistlik või mitte. Aitäh. Ja siis on veel üks selline täpsustav küsimus sinna ettepoole, kus need välistused ja seesama kasvuhoonegaaside vähendamine. Et soovitakse täpsustus sellele, et kas siis, et mida see siis ikkagi tähendab, et kas see et kas see CO2 püüdmise välistuse mõttes, et kas Eestis soovitatakse investeerida sellise seadmete soetamisse või mitte, et kuidas siis ikkagi aru saada, et kas see rohepööre siis selle jaoks saab see teha või ei saa? Põhimõtteliselt, nagu ma mainisin, see piirang puudutab sellised tegevusvaldkonnad, mida praktiliselt Eestis ei ole, nii et kui rohepööre mõistest ettevõte soovib CO2 püüdva seadmet endale soetada ja paigaldada, siis võib meiega ühendust võtta, me kontrollime ta üle, aga minu teada see ei ole välistatud. Et enamus Eesti tegevusvaldkonnadest selle piirangu alla ei satu. Aitäh, et hetkel rohkem küsimusi ei ole. Aga lähme siis edasi, ehk kuidas taotleda regionaallaenu. Regionaallaenu saab taotleda nii ettevõtte ise kui ka selle sama projekti finantseeritav pank või liising. Selleks tuleb esitada meile läbi meie süsteemi ekredex.ee taotlusvormi ning sinna lisada finantsprognoosid, äriplaan, sealhulgas ka investeeringu projektiplaan, krediidi või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu liisingu väljastamise kohta, tuleb lisada viimase majandusaasta aruanne ning jooksev vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui 2 kuud. Ja samuti tuleks lisada ettevõtte võtmeisiku eluloo kirjeldused. Kuna taotlust võivad esitada ka pangad või liisingut, siis päris tihti me aktsepteerime nende poolt koostatud memosid ja prognoose, sest pank on juba oma tööd teinud ja pole mõtet ettevõtjad veel kord koormata sama küsimustega, mis on pank varem küsinud. Ja ettevõtte võtmeisikute eluloo kirjelduse osas me ei nõua ilmtingimata just CV-d, kui pank on teinud hea tööd ja kirjutanud lahti, kes ettevõttes vastutab tema tegevuse eest, selle projekti eest. Kui see on päris põhjalikult kirjutatud, siis sellest meile piisab. Ja kindlasti tuleb mainida, et me finantseerime ainult sellised projektid, mis ei ole rahastamise otsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud. Projektidega võib alustada, aga ta ei tohi olla lõppenud, ehk refinantseerimist sellega kindlasti teha ei saa. Kindlasti 2 olulist asja, mida tuleb regionaallaenu puhul ka välja tuua. Kui selle finantseeritava projekti raames soetatakse kinnistut, siis meil on vaja kindlasti maa maksumuse hindamist. Sest nagu ma mainisin, regionaallaen väljastatakse SF vahenditest ja üks SF-i nõue on, et finantseering, see maa maksumus ei tohi moodustada üle 10% kogu finantseerimisest. Ja siin, kui ostetatakse näiteks hoonestatud kinnistus, siis pank niikuinii küsib selle kinnistu hindamise akti ja meie kinnisvarabürood vaikimisi seda tühja maa maksumust välja ei too.
aga kui te hakkate seda tegema, siis kindlasti mainige kinnisvarabüroole, et seesama maksumus tuleb hindamisaktist eraldi välja tuua. Ja teine oluline moment, kui finantseeritav projekt on saanud muud toetust, siis regionaallaenu saamine on piiratud. Ma kohe seletan. Enamus Eestist väljastatud toetuses on samuti finantseeritavad SEFi vahenditest, ehk siin tekib topeltfinantseerimise risk, ehk üks ja sama asi oli 2 meetmetest toetatud, näiteks KIK-i poolt toetatud toetus ja regionaallaen, ja kui seda hiljem avastatakse, siis kindlasti tuleb üks meetmetest tagasi nõuda ja tavaliselt need on just toetuse summad. Aga kui projekti raames on näiteks mingi muud toetused, siis ma soovitan enne taotluse esitamist võtta meiega ühendust ja üle täpsustada, kas antud või see saadud toetust kuidagi piirab regionaallaenu saamist või mitte. Sest näiteks kui toetus on ettevõte soovib rajada uut tootmishoonet ja soetada sinna seadmed, siis on olnud sellised juhtumid, kus toetus on saadud ainult seadmetele, ehk me loome sellise kogu projekti jagame 2, et üks asi on tootmishoone lahendamine või ehitamine, kuhu saab siis regionaallaen taotleda, ja eraldi on seadmete ost, mis on siis eraldi toetusega toetatav. Ja sellisel juhul regionaallaenu saab ka taotleda. Argo, kas on hetkel mõned küsimused? Nii, et siin üks tuli täpsustav küsimus sinna ettepoole, et mis tuleb regionaallaenu intress. Et kas sul on mingit näidet rääkida, et millest sõltub siis see, et kui näiteks on investeerimislaen, tuleb kõrvale regionaallaen ja selle intress on siis panga poolt 4% pluss siis 6 euribor. Et milline tuleb siis näitega siin ühe regionaallaenu projekti intress, kui seal on erinev osalus meie poolt? Kui regionaallaenu osakaal kogu projekti maksumusest on kuni 20%, siis antud juhul ka regionaallaenu intressiks tuleb 6 kuu euribor pluss 4. Kui see osakaal on 20–30%, siis regionaallaenu intressiks tuleb 6 kuu euribor pluss 5. Kui on 20–30, siis euribor pluss 6 ja nii edasi. Sõltuvad projekti osakaalust. Ehk need protsendipunktid me lisandame panga marginaalile. Kas hetkel on veel küsimusi? Et siis siin on üks täpsustav selline küsimus, et siin küsitakse selle kohta, et mis on siis see maht, mida siis regionaallaenuga saab välja anda, et nii-öelda kui suures ulatuses siis regionaallaenu KredEx väljastada saab kokku? Põhimõtteliselt me võime väljastada seda päris suure summas, et antud juhul piirangut ees ei ole. Ütleme, see ei ole nagu toetuse voor, ehk see on meie tavateenust, sai meie tavateenuseks, nii et siin nagu mahupiirangut ei ole. Siis on siin selline küsimus, et kas alustama peaks pangast või KredExist? Kui teie hinnangul teie projekt vastab regionaallaenu tingimustele, siis tuleb alustada kindlasti pangast, sest regionaallaenu taotlemise juures tuleb esitada panga krediidikomitee otsus sisu poolest. Ehk nagu ma mainisin, kõigepealt tuleb pöörduda panka ja siis kas ettevõte ise esitab meile taotlust või siis pangahaldur esitab seda meile koos oma dokumentidega. Et KredExi poole on mõtet pöörduda siis, kui teil on mõned kahtlused või küsimused seoses regionaallaenuga, siis saame nõustada teid, aga edasi tuleb minna panka.
Ja siis on üks küsimus on selline, et kas siis äriühingule makstav tegevustoetus summeeritakse KredExi investeerimistoetusega? Et siin natuke selles samasse kategooriasse, mis ennem oli. KredExi regionaallaen ei ole investeeringutoetus. Toetusena võib arvestada seda sama VTA summat, et tegelikult kui projektiga või regionaallaenuga kaasneb VTA-d, siis seda võib mingil määral pidada toetusena, ehk siin tuleb vaadata, et kas kõik sõltub sellest, mis teine toetus selle projektis on. Aga otseselt regionaallaen ei ole toetus. Siis on see tekkinud selline küsimus, et kas need finantsprognoosid, et peavad katma siis kogu selle laenu tähtaja või mingi lühema perioodi? Kuna nagu ma mainisin, regionaallaenu pikkuseks tavaliselt tuleb üle 5 aasta, siis keegi meist ei suuda prognoosida nii täpselt ja me aktsepteerime tavaliselt prognoose järgmiseks 3 aastaks. Kui ettevõte on suuteline koostada prognoosid vähemalt 5 aastaks, siis on suurepärane, aga meie jaoks piisab, kui on vähemalt järgmised 3 aastat prognoosidega kaetud. Ja siis on küsimus ka pangaintressile, et kas see on ka kuidagi reguleeritud, et kas mingid tingimused pankadele kehtestatud selle kohta, et milline tohib olla selline investeerimislaenu intress, millele siis regionaallaen juurde tuleb? Panga intress ei ole kuidagi piiratud, see on puhtalt panga otsus. Ja siis on veel selline küsimus, et kas MES-i poolt antavat laenu ja KredExi regionaallaenu saab koos sama projektiga arendamist kasutada? MES-i poolt antavat laenud? Just, et kas on MES-i ja KredExi regionaallaenu kasutamine sama projekti raames on koos kasutamiseks võimalik? Põhimõtteliselt teoreetiliselt on võimalik. Praktikas tavaliselt sellist asja ei juhtu, kuna meie 2 sihtasutuse vahel on selline sõbralik kokkulepe, et kõigepealt üks meist peab ammendama oma võimalused selle ettevõtja toetamisel või aitamisel ja alles siis tuleb teine. Ehk ja ausalt öeldes pole kunagi näinud, et ühe projekti jaoks taotletakse nii MES-i laenu kui ka KredExi laenu. Ja kindlasti siin peab olema ka pangalaen veel sees, et see oleks natukene huvitav. Aga ei ole välistatud näiteks selline variant, kus pangalaenule MES annab käendust ja küsitakse meie regionaallaenu selle projekti kaasfinantseerimiseks. See ei ole välistatud küll. Kas on veel küsimusi hetkel? Hetkel ei ole. Aga läheks siis, teeks kokkuvõtted. Ehk kiirelt tuletan meelde, mis asi on KredExi regionaallaen, mis tore asi see tegelikult on. Sellega võib katta kuni 50% projekti maksumusest. Intress on maksimaalselt panga intress pluss 3 ja juhul, kui teil tekivad küsimused teenuse tingimuste kohta või teie projekti soovivuse kohta, siis võtke julgelt ühendust meie halduriga, kas telefoni teel või kirjutage siis aadressile ettevõtlus@kredex.ee. Meie meeskond hea meelega aitab teid. Neid on päris palju. Ja siin on ka välja toodud KredExi üldtingimused. Aga minu poolt on hetkel siis kõik. Ootan teie viimased küsimused. Kasutage võimalust küsida otse.
ma siit veel omalt poolt veel ütleks kokkuvõtlikult ka sellise, et tegemist on siis põhimõtteliselt jah, et laenuga panga poolt nõutav oma finantseeringu osaliseks või siis täielikuks katmiseks, et projektile vajalik finantseering pangast saada. Et see on ka siis sama asi, mida Mihhail on juba öelnud, et võib-olla siis natuke teiste sõnadega. Aga ootan ka küsimusi poolt. Siin on üks küsimus tekkinud veel VTA kohta. Et siis see küll on meeltuletuseks, aga et siis kas siis VTA tuleb vaadata konkreetse juriidilise keha kohta või siis on see kogu ettevõtjate grupi kohta? Kogu ettevõtjate grupi kohta. Just sellepärast siin tänases ettekannes oli eraldi välja toodud ühe ettevõtja mõiste, sest me lähtume sellest. Tundub, et hetkel küsimusi rohkem ei ole, aga oma poolt tänan teid kõike. Soovitan teile kaaluda oma investeeringuprojektide sobivust regionaallaenu tingimustele. Vajadusel julgelt küsige meie nõu ja abi. Aitäh teile tähelepanu eest. Kena päeva.